Mai 2011. Eesti võõrustab rahvusvahelist tuumajulgeoleku tippkohtumist. Oodata on hulgalised protestiaktsioone. Saabuvad signaalid kõrgendatud terrorismiohust. Eesti valitsus palub rahvusvahelist tuge ürituse turvamiseks. Ohusignaalid osutuvad tõeks. Keemiatehases plahvatab happetünn. Ettevõtte territooriumil tekib ulatuslik keemiareostus. Tehase personali hulgas on 2 hukkunut ja 45 kannatanut. Saabub teade rongiõnnetusest. Õnnetusse on sattunud kiirgusallikat vedav sõiduk, buss reisijatega ning rööbastelt on ümber paiskunud tsistern ohtlike kemikaalidega. 70 kannatanut, 5 hukkunut. Õnnetuskohal avastatakse radiatsioon ning ümber paiskunud tsisternist lekib põlevvedelikku. Langetatakse otsus viia läbi evakuatsioon poole kilomeetri raadiuses õnnetuskohast. Evakueeritakse 500 inimest. Samal ajal viiakse õnnetuspaigal läbi ulatuslik saasteärastusoperatsioon. Jäätmejaam Tartu lähistel. Jaamas plahvatab sinepigaasi mürsk. 3 hukkunut, 10 kannatanut. Jaamas avastatakse kiirgusallikad, mis takistavad päästetöid. Kaitsepolitsei saab vihje, et Tartu õnnetused võivad olla tahtlikud. 3 terroristi hõivavad relvaähvardusel Tallinnas maandunud lennuki ning nõuavad edasilendu Londonisse. Vastasel juhul lubatakse lennuk õhku lasta. Terroristidega alustatakse läbirääkimisi. Lennujaama parklast avastatakse pommikahtlusega takso. Päästeameti demineerijad teevad taksopommi kahjutuks. Tuvastatakse seos taksopommi ja lennuki kaaperdajate vahel. Lennuki hõivanud terroristid teatavad, et juhul kui nende nõudmisi ei täideta, viivad nende kaasosalised läbi mastaapse räpase pommi rünnaku. Kaitsepolitseil õnnestub tuvastada pommi asukoht ning teha seda valdavad terroristid kahjutuks. Terroristid ähvardavad hakata iga 5 minuti järel vigastama ja tapma reisijaid. Olukord muutub äärmiselt ohtlikuks. Eriüksused tungivad lennukisse ja teevad terroristid kahjutuks. Kõik pantvangid vabastatakse. Kremexi suurõppus on edukalt lõppenud. Õppusel õnnestus kontrollida radiatsiooni, keemia ja pantvangi situatsiooni lahendamiseks vajalikke juhtimisprotseduure, harjutada abi vastuvõtmist teistelt Euroopa Liidu liikmetelt ning pakkuda õppimisvõimalusi paljudele elanikkonnakaitses osalevatele organisatsioonidele. Hädaolukordade lahendamise juhtimispõhimõtteid tuleb ühtlustada. Regulatsioonide ning järjepidevate koolituste ja õppuste abil tuleb parandada ametkondade koostööd, valmisolekut kiirgus- ja keemiasündmustele reageerimiseks ja oskusi suuremahulise evakuatsiooni läbiviimiseks. Täiendada tuleb esmareageerijate tehnilist valmisolekut keemia- ja kiirgushädaolukordade lahendamiseks.